Ja ennelõunane siis viimane ettekanne on meil ettekandeks puude keel. Ja ettekannet tuleb tegema ei keegi muu kui kõrgema kunstikool Pallas mööbliosakonna raudvara ja haljate keele ning puude mõistmise meister. Anne Seerman, palun. Nii, jah, ma olen tihti metsas käinud ja põlismetsades tegelikult liikudes ma pigem tunnen seal rahu ja pigem ma räägin seal iseendaga. Aga nüüd on tihti looduspilti kuidagi tekkinud hästi palju selliseid lageraid piirkondi ja kas nendest mööda sõites või ka nendel liikudes mul on tunne, et ma enam nagu iseendaga rääkida ei saa, vaid mulle pigem jääb selline tunne, et minuga suheldakse või minule esitatakse küsimusi või esitan mina iseendale küsimusi. Ja see ärgitaski mind siis panema kirja sellise teema nagu puude keel. Ja selle teema lahti kirjutamisel õnnestus mul leida midagi sellist ja mis ilmselt leidsin inimesi, kes ka samamoodi on seda asju mõelnud ja kellega minu sellised küsimused ja mõtted ilmselt hästi kokku langevad. Ja nendest ma püüangi siis praegu selle ettekande vältel natuke vahendada. Susan Simond, üks nendest, kes on samuti palju oma elust pühendanud just sellele teemale, mismoodi inimesed puudega on suhtelnud ja kuidas puud iseenestega omavahel on suhet hoidnud. Et inimesed on ikka enda arengu vältel arvanud, et nad mõistavad puukeelt, suhtlevad puudega. Kui vaadata põgusalt erinevate rahvaste usundeid või mütoloogiat, siis inimesed on läinud metsa tavaliselt just mingit kontakti leidma, varju otsima või millestki painavast vabanema. Sensitiivsemad inimesed nendest võisid konkreetsete puude seltsis olla ja nendega isegi vestelda. No kindlasti üks väga sümpaatne mütoloogiline lugu on ju Antiik-Kreekast, kus siis Daphne, kes jäi kimpu Apolloga, oli tema eest põgenedes sunnitud muutma end loorbeeripuuks. Et inimese ja puu suhe selles müüdis ilmselt on üks selliseid kõige vahetumaid. Puud on olnud omamoodi terapeudid, kes on siis valmis inimest nii rõõmus kui mures aitama või kuulama. Kui ma nüüd siin 80. aastatel Udmurtias liikusin ja ka antide juures välitöödel, kus me käisime sealset kultuuri üles joonistamas, siis mitmelgi korras õnnestus mul olla sealsetes hiites või pühapaikades. Ja need olid sellised erilised paigad, erilise atmosfääriga, kus mina kui jällegi tulnukas või võõras võib-olla isegi natuke häirisin sealset keskkonda. Aga midagi ma siiski sealt kaasa võtsin ja midagi minusse on talletunud. Et valdavalt needki paigad kõnelevad inimeste ja ikkagi looduse ja konkreetselt puude vahelisest suhetest, et inimesed otsisid puude kaudu kontaktisid teispoolusega või lahkunutega ja
omamoodi selle kontakti märgiks kasutasid siis kas tekstiili või mingisuguseid selliseid dekoratiivseid paelu, mis nad siis nende puudele külge põimisid ja need siis läbi aegade kuni oma kustumise või hävinemiseni, et siis järgnevatele seal käijatele annavad mingi sõnumi. Midagi sarnast tegelikult ju me võime näha ka Eestis olnud olevat, aga kummalisel kombel see omamoodi puude abi otsimine tunduks, et Eestiski praegu aina enam on maad leidmas ja maad otsimas. Et siin üks näide siis Lääne-Virumaalt. Kindlasti üheks vanimaks selliseks elavaks puuks, kus siis inimesed hästi tihti ilmselt peatusid ja tõepoolest selle puuga püüdsid vahetut kontakti leida, on siis see Laatre ristipedajas, et juba Johan Heisen on sellest märku andnud esimate ohverdamistest. Praegu siis jõudnud Eesti Rahva Muuseumisse. Puud tegelikult ju on, kui nii vaadata, elusolendid. Ja tihti võib-olla meie oma kiires elutempos nendest möödudes ei märkagi, millistes painetes või pingetes nad hetkel on. Aga kui mingis looduslikus keskkonnas või tingimuses, meil on tegelikult ju võib vaadata kas või randades, lingi liikudes, et kui randades pidevalt tuulesuunad ühest paigast tulevad, siis see tugev ja võimas puud mingil määral allub nendele õhkõrnadele tuultele. Siin on üks näide siis sellisest ilmselt juba oma pika eluea vältel pidevalt teatud paines olnud puust ja tema siis sellisest psüühilisest karjest omamoodi. Nüüd inimesed on, nagu ütlesin, viimaste sajandite vältel või juba ütleks viimase sajandi vältel võib-olla siiski puudest ja metsast aina kaugemale läinud ja neid, kes puudega nagu mingil määral suhet on otsinud, võiks olla vast siis kas rahvaarstid, bioloogid, poeedid või ka kunstnikud. Et siin on üks kaunis maal, graafika Eduard Piiraltilt, Viljandi maastik, et see ilmselt kõnetab väga konkreetselt Eduard Piiralti võrdlemisi pikast monoloogist või ka dialoogist siis selle Hiidse tammega, tegelikult millest mööda sõites teda võib praegugi sealt haimata, tema on olemas, Eduard enam mitte. Ja muidugi veelgi, võib-olla isegi rohkem on puudega suhelnud tema joonistusi ja graafilisi lehti vaadates võib-olla isegi Günter Reintorf. Lihtsalt see viis, millise konkreetsuse ja omamoodi pühendumisega need häädvustanud on, kõnelevad sellest keelt, et lihtsalt niisama nendest puudest nad mööda pole läinud. Nüüd viimane sajand kindlasti on seda suhet puudega väga drastiliselt muutnud, võib-olla ühest äärmusest teisegi. Et kindlasti üks sellist drastilisemat näiteid võib-olla metsas liikujale on harversti kohtamine metsas, kes siis mõne hetkega sellise raudse haarde muudab siis elusa puu tarbepuiduks. Ja tegelikult inimene on ju puitu läbi aegade vajanud ja kasutanud selleks erinevaid tööriistu, harversteres kindlasti viimase sajandi võib-olla kõige agressiivsem variant. Et alustatud on ju kirve ja kiiluga ja
selle töövahendi, mis on siis saag ja inimene leiutab suhteliselt hiljuti ja võib-olla isegi need tööriistad, mis siis sellise massilisema puutöötluse võimaldasid, need on siis sellised veejõul töötavad saeveskid Euroopast, märge nendest kasutusele võetud pärineb alles 14. sajandi algusest. Siia põhja poole jõuab see tööriist alles 17. sajandi lõpul, kui Peeter I otsustab akna Euroopasse raiuda ja vajab selleks sellist võimast laevastikku ja laevastik omakorda tohututes kogustes puitu. Et siis muutus märgatavalt lihtsamaks puidutöötlus ja mingil määral ka andis see teatava uue väärtuse puidule. Et kui puutöögi nüüd juurelt maha saagida, siis me tõdeme tegelikult, et kõik need kasvavad puud on olnud selle läbitud elu vältel ka järjekindlad blogijad. Et nagu inimenegi kogub ka puu kõige enam muljeid just kevadkuudel, see on aeg, kui aastarõngad mahult jäävad kõige laiemaks. Et suve- ja sügiskood räägivad juba teatavast sellisest tüdimusest võib-olla isegi. Ja kõige kasinamaks jääb siis talveaeg, kus siis kirjapandu jääb kõige selliseks väiksemaks. Ja sellisest samamoodi siis blogist tegelikult ju moodustubki iga puu kiri või siis keel meile vajalik. Puud selle kirjapandu osas on väga erinevad, mõnel on see blogi kontrastsem, teisel vähem silmatorkavam, aga kõikides nendes see on olemas. Ja see, võiks öelda siis blogi mingil määral, see on ka väga väärtuslik materjal, näiteks arheoloogilise puidu puhul. Aastarõngaste võrdlus annab dendroloogidele hindamatu materjali oludest, millistest siis puu kasvas ja millised tegurid seda kasvu siis mõjutasid. Nüüd, kui puu töölt maha saagida, siis avaneb meile tõesti see, ja ka nende samast dendroloogia tarvis võetud puuriproovidega, valdavalt siis ristipuidu tehtutena. See avaneb meil siis selline aastarõnga kiri, aga hoopis teises plaanis ja sõnastuses avaneb siis puu kui võimas tüvi siis kas tööstuslikus lihtsaagimises või siis radiaalsuunalises saagimises siis läbida. Mõlemad need puiduvalmistumisviisid annavad eri kvaliteediga materjali, see on nüüd nagu rohkem nagu erialane, aga kõikide nende puhul avaneb siis see puukiri eri sõnastuses, võiks nii öelda. Et eristuvad siis nendes pindades radiaal- ja tangentsiaalsuunad ja nüüd sõltuvalt sellest, millises mahus on selles siis pigmenti, siis need võivad olla väga atraktiivsed ja kontrastsed. Et kindlasti üheks maailma kuulsamaks klassikuks nende hulgas võiks pidada siis ka kuningakodavate lemmikut Palisandrit, et meeldiva aroomi tõttu nimetatud ka siis roosipuuks, mida siis 18. sajandi mööblimeistrid väga erinevates variatsioonides on siis oma töödes kasutanud. Teatud omamoodi bestsellerid selles mõttes, et kõige enim kasutatud kindlasti on tamm ja maavan, isegi sedavõrd on nende populaarsus olnud suur, et näiteks
Inglismaal renessansi perioodi iseloomustada kui Age of Oak või siis püramiid siis, või tamm, tähendab see mahagon, siis Age of Mahagon jällegi klassitsismi perioodil. Lihtsalt ajast tule annab see materjal nime. Nüüd 19. sajand ilmselt materjali oluliselt suurema vajaduse järgi tekkis olukord, kus kohal tihti seda väärtuslikku puitmaterjali tõtati hoopis odavamate vahenditega müüma. Üheks selleks oli siis puidu jäljendamine või imiteerimine. 19. sajandi oli ta sedavõrd populaarne, et hästi paljud koolid olid selle tehnika õppe oma õppeprogrammidesse võtnud ja koolides õpitu siis jõudis hästi paljudele ka tööpindadele. Kindlasti selle valdkonna üks korüfeedest on siis siin 19. sajandi alguses sündinud Thomas Kershaw, kes oma väga virtuoosse tehnika valdamisega muutus sedavõrd populaarseks, et siin 1852 Prantsusmaal Pariisi maailmanäitusel pälvis isegi diplomeid ja tunnustusi. Nüüd, kui ma omal selle temaatilist siin lõputööd kirjutasin aaderdamisest, siis käisin ka erinevates Eesti muuseumites, valdavalt siis ERM-is ja Vabaõhumuuseumis, kus ma siis tundsin huvi just nimelt siis nende aaderdatud esemete vastu. Ja kaardistasin siis esemete kogudes olevad siis leiud ja kui nüüd jälgida, siis tegelikult leide pärineb valdavalt üle kogu Eesti. Siin võib-olla Rahvamuuseum oma ekspeditsioonide ulatuslikuma areaaliga lihtsalt on haaranud peaaegu kogu Eesti ala ja Vabaõhumuuseum pigem jääb põhjapoolsetesse piirkondadesse, aga loomulikult ei ole need märgid siin kogu muuseumites leitu, sest tegelikult kui ma siin hiljemgi olen muuseumi, kas või siin Põlva-Taru Rahvamuuseumis käinud ja neid esemeid on meeletult palju. See on siis valdavalt siis 19. sajand, 20. sajandi algus, kus puidupind siis mingis puidumaterjali imitatsioonis on viimistletud. No, tüüpilised materjalid, mida viimistletud kasutati, olid siis tamm, siis mahagon ja pähkel. Et kõik nad on oma kindlate pigmendi siis tüüpidega teostatud ja eesmärgiks on siis anda sellele materjali enam-vähem ligilähedane lahendus. Nüüd võib-olla hästi huvitavaks leiuks on siis meie kooli tarvis ka oluline Puurmani mõis, kus siis restaureerimistööde käigus tuli värvikihtide alt välja väga kaunis tamme aaderdus ja ta oli sedavõrd professionaalselt ja hästi teostatud, et otsustati need aaderdused säilitada nende mitmete värvikihtide alt. Sellise aaderduspinna kättesaamine oli muidugi lõputööks võrdlemisi mahukas, aga tulemus selleks oli võrdlemisi hea, minu arust sai ta isegi kõrgema hinde ja nagu pildiltki võib näha, see õnnelik kleid siin on suhteliselt hästi ka praegu eksponeeritav. Väikesed retušid vist aitasid siin väikesid sellised lünki parandada. Nüüd see keel, mis praegu räägitud sai, siis rääkis
pigem siis puidukeelest, see oli siis sellest keelest, mida räägib meile puit, kes on juba mõnes mõttes elutsükli lõpetanud, aga nüüd siis 2016 aastal ilmus siin Eestiski raamatulettidel kättesaadav Puude salapärane elu. Peeter Voolleemen on selle kirja pannud, kes on siis selline huvitav botaanikabioloog, kes on nüüd metsa hoopis teise pilguga hakanud vaatama ja oma kogetu ja mõtted siis mitmes erinevas raamatus kirja pannud, see üks nendest siis ka eesti keelde jõudnud. Selles Puude salapärase elus peatükis Puude keel räägib ta ühest väga põnevast ja huvitavast juhtumist, kus siis Lõuna-Aafrikas Krügeri rahvuspargis hakkasid ootamatult sinna tarastatud, võiks öelda, suurkudud üksteise järel surema. Et kudud iseenesest on väga sümpaatsed loomad, nagu siin pildiltki näha, ja oma väga atraktiivsete sarvede tõttu ka ihaldatud jahiobjektid. Ja see oli ilmselt ka nendele omamoodi saatuslikuks just see kaunis vormistus nendel sarvedel, sest neid hakati meeletult palju küttima ja siis ilmselt selle küttimise veel omamoodi hõlbustamiseks siis neid ka tarastati, et neid oleks lihtsam kätte saada, kui oleks vajalik olnud. Igatahes selgus nii, et nendesse taradesse siis kängitsetud kudud tõesti mingil põhjusel hakkasid surema. Ja siis ma võib-olla loen selle lõiguiseks sellest raamatust ette, siis on nagu pilt selgem. Kudud siis on liik antiloope, keda kohalikud kütivad maitseva liha turistid aga nende spiraaliate sarvede pärast. Kui kudude hind Lõuna-Aafrikas tõusma hakkas, asusid mitmed farmerid kudusid aedikusse ajama. Kuid peagi hakkasid kudud ilma neilise põhjuseta üksteise järel surema. Zooloog Wouter von Hohen uuris antiloopide magu ja selle sisu ning surma põhjuseks polnud tema leidude põhjal ei janu, alatoitumus, parasiidid ega ka mingid haigused. Loomade hukku väärjutas salapära. Mõistatuse lahenduseni jõuti tänu von Howeni vaatlustele, mille käigus ta jälgis Krügeri rahvuspargis liikuvate kaelkirjakute käitumist. Ta täheldas, et loomad ei söönud akaatsialehti mitte kunagi üle 10 minuti. Siis liikusid nad edasi mõne teise pisut kaugema puu juurde ja tegid seda, tähelepanu, nad tegid seda alati reeglina vastu tuult. Aadikutes polnud kududel võimalik liikuda ja seetõttu olid nad sunnitud sööma akaatsiaid, mis paiknesid siis vahetult nende läheduses ja võrdlemisi pikka perioodi vältel. Uuringud näitasid, et hukkunud kudud olid tarvitanud suurtes kogustes parkainet tanniini. Akaatsiad olid söödikuid eemale peletanud, tõstes oma ohukorral oluliselt lehtede tanniini sisaldust kuni selle kontsentratsiooni muutumist surmavaks. Samaaegselt eristasid nad ka etüleeni, mida tuul teiste puude juurde edasi kandis, mis peale need omakorda tanniini sisaldust tootma hakkasid. Nii et need puud, kes siis vahetumas läheduses kasvasid, said omamoodi sõnumi paritsevast ohust ja ilmselt loomad oma elu
aja vältel nüüd olid selle tarkuse juba omandunud, et nad tõesti ei peatunud ühe puu juures pikemalt kui mõned 10 minutit, liikus edasi, aga õnnetud, kes sellel ei olnud võimalik, need lihtsalt sõid ja sõid, kuni olid määratud siis surmale. Et veel mõned aastad tagasi tegelikult ju selline küsimus valutundlikustest puudest oleks teatava muiget tekitanud, aga tänapäeval nüüd on avastatud paljudes taimedes jasmoonhapet. See hormoon on lähedaselt seotud prostagaldiiniga, mis tõstab inimese ja loomade tundlikkust valu suhtes. Samuti toodavad mõned taimed vigastuse või viiruste rünnakute puhul hulgalised salitsüülapped, aspiriini üht olulisemat koostisosa. Aspiriini sisaldus salitsüülappe seob prostagaldiini, mõjudes seega omamoodi valu leevendajana. Niisiis pole taimed ainuüksi tundlikumad, kui seni arvatud, vaid neil on olemas ka nii-öelda oma koduapteek. Et võib-olla Paul Lebenil tegelikult selles raamatus on mitmeid teisigi huvitavaid fakte toonud, aga selleks juba pöörduge ise Paul Lebeni poole. Veelgi huvipakkum võib-olla nüüd veel üks võimalus, kuidas taimed omavahel võiksid suhelda, on siis Rupert Sherlocki väidetu, mul nüüd vist juba natukene edasi. Ta on nüüd omamoodi väga problemaatiline, võiks öelda teadur, et hästi palju on tema vastu ka kriitilisi märkuse tehtud, eriti tema teooria nõndanimetatud morfilistest väljadest või morfogeneetilistest väljadest on pälvinud selline tõsiteadlaste hulgas tõsist kriitikat, aga arvan siiski, et lihtsalt üks võimalus, mis seda suhtlust taimede vahel võiks kirjeldada siiski tema nendes teooriates on. Biokeemik siis lähtub sellest, et looduses on kõikidel liikides omamoodi informatsiooni või mäluväli, et kõikidel liikidel on ta erine, aga valdavalt ta sisaldub siis sellist kollektiivset teadvust. Muidugi kindlasti ei ole see selline tõsiteaduslik väide, aga selles oleks siis nagu siis teatav informatsioon eluväliste vormide ja käitumiste ja väljaõppe kohta, mis siis selles on talletunud. Et üheks see väli siis väidetavalt tema poolt on ka taimedel olemas kõikidel erinevatel liikidel ja ta toob selle väite kinnistuseks siis bambuse, kus kohal siis näiteks üks konkreetne bambuse liikidest, neid on ju väga palju, tema õitsemise tsükli periood on 120 aastat. Et nendest bambustest ühte tsüklit, bambus on suhteliselt lühiealine ja ühtegi sellist tsüklit nagu algusest lõpuni läbi ei ela. Et hästi mitmed põlvkonnad läbivad siis selle pika perioodi ilma õide puhkemata, aga kui siis see ligilähedane 120-aastane tsükkel täis saab, siis kummaline on see, et kõik bambused üle maailma konkreetselt sellest liigid puhtavad õide. Ja nad õitsevad, kannavad vilju ja hukkuvad pärast seda. Ja iseenesest õitsemine bambusele mingiks eriliseks eesmärgiks ei ole, sest ta valdavalt paljuneb hoopiski juurvõrsete kaudu. Nii et see, et ta periooditi nüüd õitseb, on selline omamoodi looduslik kurioossum. Ja
siis Rupert Sherlock arvabki, nimelt ju väidab, et see, et nüüd niimoodi see õitsemine toimub reeglina siis kindla ajamaega vältel ja reeglina just siis läbi maailma erinevates paikades, erinevates botaanikaaedades kas või samaaegselt. No see muidugi mitte päeva pealt, vaid see on mingite 10 või 50 aasta, tähendab 5 aasta välteni tsükkel, kus nad siis õitsevad ja hukkuvad seejärel. Et see on siis teatud selline väli, mis seda informatsiooni omab ja mida siis taimed vastu suudavad võtta ja mingi reaktsiooni siis nagu saavad. Et võib-olla pisut jällegi maisemaks nüüd ja realistlikumaks muutub siis see valdkond, kuidas otsib taimede suhtlust ja sellele sõnastust siis Columbia ülikooli metsaökoloogia professor Susan Simon. Siin on nüüd üks veel pilt jäi, et siin on üks siis bambus, mis õitseb hetkel parasjagu. Susan Simon, siis ta on nüüd juba ligi 30 aasta vältel väga hulgaliselt sooritanud katseid erinevaid taimedega, ta on teinud nii laboratoorseid katseid kui ka, nagu ta ise ütleb, et valdavalt need katsed, mis ta on sooritanud vahetuslooduses, on tema jaoks kõige määravamad ja kõige olulisemad. Ja üheks huvitavaks tulemuseks näiteks on katse, mis ta siis sooritab siis paberkase ja hariliku ebatsuuga taimega. Ta valis välja veel ka pöögi ja veendus, et nende käitumised on erinevad. Konkreetselt siis see katse nägi välja säärane, et ta neid katseks valitud taimi, õigemini selliseid istikuid või metsas siis väikeseid puuhalgeid. Neid oli tal 80 ringis. Ta katab nad kilekottidega ja siis süstib nendesse kilekottidesse radioaktiivset süsinikku, neid erinevaid radioaktiivse süsiniku vorme erinevates katsetes. Ja mõõdab siis puude või nende puualgete siis reaktsiooni kuskil tunni aja möödudes siis Geigeri loendiga testib, kas see informatsioon mõnes mõttes on ühelt puult kandunud edasi teisele. Ja nagu ta ise vaimustusega siin loengus ette esitab, et ta oli jahmunud ja üllatunud siis, kui tõesti see Geigeri loendi naaberpuu, siis, mis ei olnud mingil muul moel selle taimega seotud, kui tema selliseks nagu omamoodi visiooniks on see, et suhtlus käib puu juurde ja seemte vahendusel toimub omamoodi sellise koostöö kaudu. Ja tõesti Geigeri loendajad andsid siis talle sõnumi, et see radioaktiivne gaas jõudis selle tunni aja vältel teise puuni. Et neid katseid on ta, nagu ütlesin, 30 aasta vältel hästi palju korraldavad eri küsimustele vastuseid leidnud ja selle käigus siis on ta veendunud, et taimed ja seened siis sellise seente mütseel on väga tihedalt selles suhtluses osalevad. Et mütseeli ja siis erinevate puude juurte puutepunktides antakse siis edasi toitaineid ja seened, kes pole siis fotosünteesiks võimelised, saavad vastu
ka vastu tasuks samamoodi siis süsinikku. Et eriti aktiivselt tema katsetest paistsid just silma siis tõesti see paberkask ja Batsuga, nende suhtlus nendes katsetes oli kõige aktiivsem, kõik katsed andsid talle positiivseid tulemusi, näiteks erinevalt siis Seederist oli, jah, need Seeder, kes jäi nendes katsetes tavaliselt iseseisvaks, et ei andnud nagu sellist näitu. Ja huvitavaks veel tähelepanekuks, mis ta teeb, on siis tõdemus, et mets moodustub omamoodi teatud võrgustikust, kus on siis sellised sõlmpunktid ja nendeks sõlmpunktideks on siis valdavalt metsa kõige tugevamad, kõige arenenumad, kõige selliste positiivsemate näitudega puud. Ja ta tegi siis järelduse, et need puud, neid võiks nimetada omamoodi emapuudeks. Ja nendel emapuudel on see võrgustik siis ja suhted on tal oma järglastega samast puust pärinevate siis puuistikutega. Et ta leidis, et nende erinevate põlvkondade puude vahel toimub pidev kontakt, pidev suhtlus, vahendatakse siis omamoodi toitu, vahendatakse informatsiooni selles mõttes, et näiteks ohusituatsioonis mingite putukrünnakute puhul kandus siis see märguanne valitsevast ohust edasi nendele just tema põlvkonnast pärinevatele puudele, võib-olla isegi eelistatumalt võrreldes teiste puuliikidega olid just selle konkreetse emapuu põlvkonda kuuluvad puud. Nii. Et selles mõttes tõesti seesama võrgustik tegelikult võib-olla oli ka selles mõttes mulle meeldivaks leiuks, et alati, kui ma olen liikunud, siis nendel lageraietel on mund kuidagi omamoodi kohutanud ja küsimust esitanud minu jaoks, et need puud, kes jäetakse järgi selle mõttega, et nad jätkaksid siis elutsüklit peamiselt seemnepuudena, nõnda nimetatud, nad jäetakse sinna seisma üksikutena ja keskkond, mis sellele puule on olnud aastakümneid, võib-olla isegi sadu omane, kus teda on naaberpuud pidevalt toetunud ja omamoodi ka sellistes äärmuslikes loodusoludes kaitset pakkunud, et ta seisab seal üksinda, tihti ta murdub. Ja kas need puud on tõesti nüüd valitud välja, kui nüüd uskuda seda teooriat, emapuudena? Et võimalik, et see võrgustik on tõsise hoobi saanud nendes lageraiete situatsioonides. Ja eriti veel, kui praegu mõelda, mis toimub Austraalias selles tohututes põlengutes ja nüüd see puude keel sellesse situatsiooni viia, siis kuulen sealt päris tugevat karjet siiapoole jõudvat. Olgu nii palju siis. Aitäh, Hannes, nii sisuka ja mõtlema paneva siis ettekande eest. See oli mu eesmärk. Aitäh. Kas on Hannesele kellelgi küsimusi, kommentaare? Või on kõigil juba nälg silmi pimestamas, et tuleb minna? Aitäh Hannesele veel kord ja